Nonii, tervist kõikidele vaatajatele, siin on Art, kes toob täna teieni uue video ja täna on siuke lühikene rääkimisvideo nagu ka eelmine, millest me alustame. Alustame sellest, et meie kanal päästeti ei keegi muu kui Est-Magicsi poolt, nii et aitäh sulle, Oliver, ma väga tänan sind. Ja Oliver tõi siis väga mõjukalt ja väga kiiresti meid tagasi, sest ennem seda, kui ta mulle promo tegi, oli mul 15 subscriberit ja nüüd on kuskil 120. Nii et see oli väga suur üllatus ja ma olen väga tänulik selle üle, et Oliver, sa seda tegid. Ta siis promos mind igal pool Instagramis, oma Discordi serveris ja YouTube'is, mis on siis väga suur tähelepanu minule. Teiseks, ma sain uue arvuti lõpuks. Nüüd, kui sa võib-olla aru saad, siis Facecam üldse ei lääga. Ma panen pildi siia ja spekid panen siia, kui kedagi huvitab. See arvuti on siis väga vajalik komponent minu videote tegemiseks. Ma saan videosi hästi kiiresti ja väga mugavalt monteerida. Videod üldse enam ei lääga, mul ei ole mingi 15 FPS, mul on 15 FPS asemel, ma ei tea, 250 või midagi. Et väga hästi on sellega läinud. Ütleme niimoodi, et striimima ma ka varsti hakkan. Siis kui sa seda videot praegu näed, siis ma tõenäoliselt tegelen juba striimimisega, nagu settingutega ja ülesseadmisega. Striimima tahaks päris palju, arvestades seda, et meil on veel ka suvevaheaeg praegu. Üle 2 kuu on seda. Ja selle jooksul peaks siis saama palju videosi, palju striime ja nii edasi. Nii et ma arvan, et meie YouTube karjäär on nüüd nagu põhimõtteliselt päästetud. Rääkides veel siis sellest kanalist, et vanade videotega on niimoodi, et ma panin need vanad Minecrafti filmid osad ülesse, aga ma ei tea, ma vaatan, kuidas mul tuju tuleb, kas ma panen kõik need vanad videod ülesse või ei pane, sellepärast et minu arust ma sain kuskil 40 videot ja nendest siuke 14 on ülesse pandud või mingi 13. Nii et ma ei tea, ma arvan, et kõige paremad panen kindlasti ülesse ja ma arvan, et meil ei ole üldse probleemi selle tagasitulekuga siin, sellepärast et videod tulevad reaalselt, ma pakun, et 2 korda kvaliteetsemad ja palju nagu paremad videod kui enne oli, sellepärast et enne mul oli, võin ekraani peale panna, mis spekid mul vanal oli ja siis uuel, et see on väga suur vahe, mis mul siin all oli ennem see läpakas. Nüüd mul on siin all see uus arvuti, mis väga kenasti töötab. Mis mänge me mängime? Minecraft, Fortnite, GTA RP, mida ma just hiljuti hakkasin nagu põhimõtteliselt uuesti mängima, sest mu sõbrad väga soovitasid ja ma mängisin nende juures, seega mulle väga meeldis see. Pluss ma nägin, et Chris Boys mängis seda kuskil, ma ei tea, mitu kuud tagasi, aga see oli väga bänger. Phasmophobia kindlasti. Schedule 1. See on see Schedule 1 oli alguses räige bänger. Ma muidu ostsin ka 20 euro eest selle mängu, aga minu arust alguses oli räige bänger, et räige hea mäng tuleb. Ja siis pärast oli, see mäng oli, ma arvan, et oota, millal see tuli välja? Märtsis. Ja ma ütleks, et kuskil 1,5 kuuga suri see mäng kohe välja. Nii et sellest mängust põhimõtteliselt, ma ei tea, äkki seal on mingid update'id, aga ma arvan, et ma korraks niikuinii mängin kuskil striimis või midagi, sellepärast et see, mis mõttes, see ei olnud üldse tegelikult halb mäng, ma isegi ei saa aru, miks ta välja suri. Uued mängud, mis me mängime, on siis
GTA RP, ma ei tea, kas ma tavalist GTA-d hakkan mängima, väga ei usu, või noh, vaatab, kuidas, kas mulle meeldib tavaline GTA või ei meeldi, sellepärast et kunagi ma mängisin väga palju selles vanas läpakas, kui ma sain GTA-s, ma mängisin nii palju seda. GTA on reaalselt nii consistent mäng selles suhtes, et see on ju, oota, millal see välja tuli, 2013 või 14. ta on nii consistent olnud, nagu võrreldes Schedule One'iga. Schedule One põhimõtteliselt suri populatsioonist ära 1,5 kuuga ja GTA 5 on meil üle 10 aasta consistently nagu numbreid näidanud ja väga populaarseks jäänud. Ja siis ma ei tea, ma võtan veel soovitusi kindlasti Oliverilt, Estmatchixilt ja võib-olla ka Krisposilt, sest nad kõik on väga, väga head geimerid. mul on väga hea tuju, et me saime kõik need head subscriberid tagasi, fännid tagasi. Veelgi parem tuju selle üle, et Oliver promos mind ja ma sain S-Matchixilt promo. Mitu korda ta on promo andnud, ma isegi ei tea. Igatahes liiga vähe. Ma olen väga õnnelik, et me oleme tagasi. Ma olen väga õnnelik, et ma sain selle uue arvuti tehtud ja ma olen väga õnnelik, et teie vaatajad olete ikka alles. Nii et kui sulle meeldis see lühike rääkimisvideo, siis viska kindlasti ka like ja subscribe ning kohtume siis järgmises videos. Tšauki. Peame harjuma selle tšaukiga siin veel.